Kantar Emor on e-kaubanduse trendiuuringut läbi viinud juba aastast 2014. Meie enda uuringud näitasid, et inimesed järjest aktiivsemalt internetist oste teevad. Ja kui vaadatagi siis tagasi aastasse 2014 ja tänasesse päeva, siis on näha, et e-kaubandusest ostmine on väga kiirelt kasvanud. Kasvanud on nii üldine internetiostjaskond ehk need, kes on midagi ostnud, kas siis kaupu või teenuseid ostnud, kui ka sagedaste internetiostjate osakaal. Kui 4 aastat tagasi oli meil internetiostjate osakaal 49%, siis täna on see juba 70%. Ja vaadates ka laiemalt ehk siis Euroopa keskmisi andmeid, siis võib öelda, et eestlased on oluliselt aktiivsemad internetiostjad. Ehk siis Euroopa selline keskmine Eurostati andmetel oli 57%. Topi tipus on Suurbritannia, Rootsi, Taani, Luksemburg, kus siis need osakaalud on juba 80% lähedal. Eesti lähinaabrite Läti, Leedu numbrid on aga märkimisväärselt madalamad kui Eestis, jäädes siis alla 50%. Interneti ostmisest rääkides võib-olla veelgi tähtsam aspekt, millele tähelepanu pöörata, on internetist ostmise sagedus. Siin on siis 4 aastaga sagedaste internetiostjate osakaal enam kui kahekordistunud, 14%-lt siis 34% peale. Kui vaadata selle numbri sisse täpsemalt, et siis kindlasti on oluline siin vanuseline erinevus, et nooremad siis kindlasti aktiivsemad internetiostjad kui vanemad inimesed. Aga mida võib täheldada, on siis see, et kui 2014 aastal eristus selgelt just 25–34-aastaste sihtgrupp kui kõige aktiivsem internetiostjaskond, siis vahepealsetel aastatel on juurde tulnud nii natukene nooremat generatsiooni kui ka veidi vanemat. Nii et täna võime siis rääkida ikkagi oluliselt laiemast internetiostjaskonna sihtgrupist, ehk siis alla 50-aastaste elanike sihtgrupist. Internetiostude oluliseks eeliseks tavakaubanduse ees on kindlasti mugavusaspekt. Ja mugavusaspekti oluliseks märksõnaks on kindlasti ka siis tehnilised seadmed. Ja tehniliste seadmete puhul on siis Eesti tulemused suhteliselt sarnased Euroopa Liidu keskmiste tulemustega ehk kõige sagedamini kasutame me internetist ostmiseks laptopi, olulise vahega järgnevalt mobiil- ja tavaarvutid ja päris sellise marginaalse osatähtsusega on siis tahvelarvutid. Ja mobiil internetist ostmine kui väga mugav, siis mobiiliga lisandub veelgi sellist mugavusaspekti, et mobiilid on meil ju kõigil kogu aeg taskus kaasas, nii et me saame teha oste ükskõik mis kell, ükskõik kus kohast ja kogu lai kaubavalik on meie silme ees. Täna omab mobiiltelefoni 91% eestlastest, 70% on olemas nutitelefon ja pea kõikidel, kellel on siis nutitelefon, kasutavad siis ka selles internetti. Ja globaalsete tulemustega võrreldes on loomulikult meil selline mobiili internetiostude osakaal veel väga väike, et meie enda Kantar Grupi üleilmsetele uuringutele tuginedes on siis näiteks just osa Aasia riike ja Aafrika riike juba täna päris mobiilikesksed turud. Uuringus puudutasime ka olulisel määral seda teemat, et milliseid kaubagruppe ostetakse. Ja kokku kaaristasime seal siis 16 kaubagrupi puhul internetist ostmise ja selle, kas siis eelistatakse pigem osta kodumaistest poodidest või välismaistest poodidest. Kõige suurema internetiostjaskonnaga on kontserdi, teatri ja kinopiletid. See on siis ka kaubagrupp, kus juba täna internetiostud ületavad füüsilistest müügipunktidest tehtud ostud. Teisel kohal on elektroonikakaubad, ehk tegelikult kõik adekvaatne info on internetist väga lihtsasti kättesaadav. Ja 3. positsioonil ostjaskonna laiusest rääkides on siis rõivad. Nüüd mõnevõrra vähem populaarsed internetist ostmise puhul on veel täna toidukaubad, ravimid, aia- ja remondikaubad. Ja siin on tegelikult siis
need kaubagrupid on siis Eesti e-kaubanduse mõistes ikkagi pigem turule tulnud alles hiljuti. Uurisime ka seda, kas eelistatakse internetist ostmisel kodumaiseid poode või välismaised. 90 inimesest siis eelistab just kodumaist toidupoodi. Ja järgnevad raamatud, parfümeeria, sisustuskaubad ja mööbel, et siingi on siis eestimaiste poodide osakaal üle 70%. Välismaiste poodide puhul on siis kõige enam esindatud rõivad ja spordikaubad. Kui nüüd vaadata uuringus kaardistatud 16 kaubagruppi tervikuna, siis 10 puhul on eelistatud just eestimaised poed ja 6 puhul siis välismaised, ehk siis eestimaised poode eelistatakse mõnevõrra enamates kategooriates. Ja ka 4 aasta trendi vaadates on just kodumaiste e-poodide osakaal tervikuna mõnevõrra kasvanud. Et siin taga on kindlasti üldine usalduse kasv, aga ka siis kaubavaliku ja hinnasobivus ja eestimaised poed suudavad kindlasti enamasti pakkuda ka kiiremat tarnet, kui seda välismaised e-poed võimaldavad. Küsisime ka inimestelt seda, millised e-poode nad oskavad spontaanselt nimetada. Uuringu tulemusel selgus siis, et spontaanselt kõige tuntum e-pood on täna Eestis toimetav ja eestimaise kuvandiga Kaup24, mida teab spontaanselt nimetada vähemalt iga 3. eestimaalane. Teisel positsioonil on Hansapost, mida teab siis vähemalt iga 5. inimene nimetada. Ja 3. kohal on kaubandushiid AliExpress. Nagu eelnevalt nähtud, siis e-kaubandus on jõudsalt kasvanud ja see kasv jätkub kindlasti ka järgnevatel aastatel vähemalt samas tempos. Aga täpsemad numbrid siis Kantar Emori poolt juba järgmisel kevadel ja siis saame juba numbritele otsa vaadata ja öelda, kui suured need kasvud siis täpsemalt on olnud.